Käes on taas Tervise pooltunni saate aeg. Mina olen Stiina Eilsen ja täna on meil külas füsioterapeut Taavi Metsmaa regionaalhaiglast. Ja me räägime liikumissoovitustest. Taavi, oled sa rahul? Kuidas sulle tundub näiteks, kas su kolleegid liiguvad piisavalt? Enamus nagu meie erialast ongi pühendunud nagu inimeste liikuma saamisele ja iga endast lugupidav ka siis tervishoiutöötaja võiks ju samamoodi liikumissoovitusi täita. Statistiliselt ei ole nagu tervishoiutöötajad kuidagi teistest inimestest, tavainimestest kuidagi teistsugused, et kõigil inimestel võib olla raskusi liikumismotivatsiooni leidmisega, liikumusharjumuste kujundamisega, et inimesed oleme me kõik, et eks see statistika näitab, et kõik inimesed võivad rohkem nagu liikuda ja saaksid liikumisest palju tervisekasu, sealhulgas ka tervishoiutöötajad. Kuidas siis on, kas sa jälgid vahel, ütled ka mõnele kolleegile, et kuule, sa oled istunud liiga kaua, et tõuse püsti? Me näeme seda, et see istumise pikk nagu aeg, tööga seotud eriti, ei ole võib-olla nii suur terviserisk, kui sa väljaspool tööaega oled kehaliselt aktiivne. Et meil ongi justkui nagu kaks sellist erinevat mõistet, mida WHO ka välja toob, et üks on istuv eluviis ja teine on inaktiivsus, et kui sa püsid aktiivne, täidad liikumissoovitused nagu ära, et siis sa võid endale lubada ka veidikene rohkem istumises oleku aega. Aga vastupidine kahjuks ei ole tõene, et kui sa väljaspool tööaega ei ole kehaliselt aktiivne, et siis sa kindlasti saaksid ka istumisse nagu pauside tegemisest kõvasti nagu abi. Et kuna ma ei tea oma kolleege väljaspool tööaega võib-olla nii palju, et siis ma ei noomi nende istumise nagu kallal, et pigem see ongi nagu igaühe enda vastutada. Aga räägimegi lahti need liikumissoovitused, et neid on antud nädala põhjal. Et kui palju siis inimene peab liikuma nädalas, et olla tervislik? Maailma Tervishoiuorganisatsioon on siis teinud põhjaliku ülevaate. Sama ülevaadet on teinud ka suurriikide terviseametid ja tundub, et nad on kõik jõudnud ühisele nagu järeldusele, et inimestel on justkui mingi optimaalne kehalise aktiivsuse maht ja intensiivsus, mida nad teha võiksid. Ja nad on nagu eristanud sellist võib-olla 3 põhilist suuremat soovitust. Et üks on aroobsele kehalisele aktiivsusele, see on siis midagi, mis paneb meie südame-veresoonkonna hingamise intensiivsemalt tööle ja seal siis nädala maht on see, et nädalas võiks iga täiskasvanud inimene 150 kuni 300 minutit mõõduka ja tugeva intensiivsusega seda aktiivsust koguda või siis poole vähem sellest kõrgema intensiivsusega aeroobset liikumist või siis segu mõlemast. Siis teine soovitus seal on nüüd uuena välja toodud ka jõuharjutustele või lihaseid tugevdavatele harjutustele, mis panevad meie lihased nagu intensiivsemalt tööle. Et on leitud, et lihase jõuharjutustel on nagu oma unikaalsed kasutegurid ja seal on siis soovitus samamoodi nädalas kuskil 2 või enamal korral mõõduka ja tugeva intensiivsusega kõikide suuremate lihasgruppide jõuharjutusi nagu teha. Ja need siis ongi nagu need kehalise aktiivsuse soovitused ja siis eraldi on antud soovitus ka istumisajale ja istuvale eluviisile, et siis vähendada pika istumisajaga seotud nii-öelda terviseriske ja seal on siis soovitus antud, et igal võimalusel, mis sul nagu on, katsu madalama energiakuluga tegevused nagu istumine, lösutamine, lamamine, vahetada millegi aktiivsema vastu, et aeg-ajalt siruta, seisa, vali ka alati igal võimalusel mingi aktiivsem viis siis aja veetmiseks, et näiteks keegi kutsub sind õhtul kohtingule, eelista näiteks keeglimängu või näiteks kinos istumisele, et sa saad juba teha nagu targema valiku selle nimel, et olla kehaliselt aktiivne või siis ka sellised lihtsad asjad, kui sa pead näiteks korruste vahel töö juures liikuma, meil PERH-is on ka päris mitu neid korruseid, et siis kui sa valid trepi, valid siis lifti asemel, et siis ka tegelikult on näha, et see väike liikumisvamps, mis sa teed, omab nagu tervisekasu sinu heaolule ja võimekusele ja tervisele. PERH-is on lausa liikumisrada. On olemas, jah, et mõni aastat tagasi ka saime koos siis teiste kolleegidega välja mõeldud ka sellised punased loosungid sinna PERH-i liikumisrajale, mida võib-olla kõik näevad, et liikumine on seotud ju väga selliste positiivsete tervisekasudega ja neid üritasime sinna nagu reklaamida ka terviserajale, et sa saad nii seda
kõnnirada läbida, me kutsume seda kõnnikliinikuks, minu arust väga geniaalne nimi. Pluss siis saad veel positiivseid sõnumeid ka, et kuidas kehaline aktiivsus on tegelikult tervist toetav. Hea idee ka teistele ettevõtetele, et luua enda organisatsioonis mõni kõndimist soodustav tegevus. Aga tuleme veel korra tagasi nende soovituste juurde, et kui sa tooksid näite, et milline see aktiivne ideaalne nädal siis võiks olla ühel tervel täiskasvanul. Et seal tegelikult jäetaksegi hästi palju nagu võimalust inimesel ise oma elutempo ja eluviisist nagu lähtuvalt valida see kehalise aktiivsuse vorm. Et kui on istuva eluviisiga selline kontoritöötaja, jah, et siis me eelistaksime, et sa valiksid sellise aeroobse kehalise aktiivsuse, mis sulle meeldib ja on kättesaadav. Et seal on palju võimalusi, et näiteks kui keegi annab mingi väga konkreetse soovituse, näiteks ma ütleksin, et mine ujuma, aga sina inimesena ei oska ujuda. Bassein on väga kaugel kuskil, see nõuab väga rahalist ressurssi sulle, et sinna minna, et siis tõesti ujumine küll ta on väga kasulik tegevus meiega südame-veresoonkonnale, ei ole sinu jaoks. Võimalik, et näiteks mulle ei meeldi joosta, aga mulle meeldib rattaga sõita, et siis me eelistaksime seda, et me kasutaksime selliseid kehalise aktiivsuse vorme, mis tõesti on meile kättesaadavad ja meeldivad, et sellest tuleb lähtuda ja sellest tuleb ka neid soovitusi individualiseerida, et justkui WHO jätabki hästi nagu suure vabaduse inimesele valida selline soovituslik kehaline aktiivsus. Ja ka näiteks inimesed, kellel üldse ei meeldi treeningu vormis oma kehalise aktiivse minuteid nagu koguda, et siis nendel on head praktilised lahendused valida siis meetod punktist A punkti B liikumiseks, mis on aktiivsem, et kui sa saad auto asemel valida ühistranspordi, siis ühistranspordi kasutavad inimesed on päevas kõvasti rohkem aktiivsed, sa pead teinekord bussi peale jooksma, ka samme rohkem tegema, kui autoomanik seda teeb, kui sul on võimalik ka rattaga tööle minna, jala mingid vahemad läbida, eelista seda. Ja sinna arvele käivad kõik tegevused, mis tegelikult tõstavad su südame-veresoonkonna nagu tööd ajutiselt. Pulss tõuseb natukene ja juba on pulss tõuseb jah, et samamoodi täpselt selle treppide valik, aiatööd, mis praegu hakkavad pihta tegelikult on ka seotud tervisekasudega, seal sa pingutad ja saad ka teinekord korralikult higiseks, kui sa korralikult oma lihase südame ja veresoonkonna kõik tööle paned. Aeroobsete tegevuste hulka siis käivad kõndimine, jooksmine, rattasõit. Just, et kõik sellised tegevused võib jah, ka organiseeritud spordiala olla, erinevad pallimängud, võib olla mingi liikumisviis, rulluisutamine, rattasõit, et tänapäeval on ka hästi palju terviseradu, kus inimesed saavad ka seda koos teha. Et siin kui me räägime, et see kehaline aktiivsus on seotud väga paljude selliste tervisekasudega, et siis selle tervise all me tegelikult mõtlemegi nii füüsilist tervist, meie lihasvõimekus, südame-veresoonkonna haiguste riski vähenemist, kui ka tegelikult sotsiaalset tervist, et liikumine on üks viis, kuidas me saame koos aega veeta teiste lähedastega, et miks minna terviserajale või koos leida mingi hobispordiala või minna ka koos jõusaali näiteks aega veetma, pluss kehaline aktiivsus on ka meie vaimsele tervisele tegelikult väga kasulik. Aga kui me räägime nüüd jõuharjutustest natuke täpsemalt. Siis jõuharjutuste soovitus on antud, et need võiksid olla ka siis mõõduka ja tugeva intensiivsusega ja kõikidele suurematele lihasgruppidele. Et kui näiteks treenerid panevad oma klientidele justkui mingit jõusaali või jõutreeningu nagu kava kokku, et see enam-vähem vaatavad ka, et kõik suuremad lihasgrupid oleksid kaetud. Et tavainimene võib valida lihtsalt mingi harjutuse, kus tal on mingi surumisliigutus, see võib olla kätekõverdus, see ei vaja ka mingit vahendeid, see jõuharjutus tuleb kindlasti siis näiteks kohandada sinu võimetele vastavaks, et kui sa ei suuda teha sirgetel jalgadel kätekõverdust, äkki sa saad kuskil kõrgendatud pinnal, lauanajal seda teha või põlvede peal teha, siis vastupidine liigutus suuremale ülakeha lihasgrupile on mingi tõmbeliigutus, see võib olla lõuatõmme, plokitõmme, kummilindiga tõmme, et see treeningvahend ei olegi seal nii oluline. Ka musklimees Arnold Schwarzenegger on tegelikult öelnud, et sul lihastel on kama 2, kuidas sa talle vastupanu osutad, et tema ju tajub ainult seda nagu pinget, et vali jälle selline vahend, mis sul on kättesaadav ja millega saad lihastel elu raskemaks teha. Ja siis alakeha lihastele sobivad hästi näiteks erinevad kükibaasil liigutused, et ka minu oma vanaema istub tooli peale, tõuseb tooli pealt üles ehk teeb nagu põhimõtteliselt kükke,
ta võib-olla keharaskusjükk enam ei suuda teha, et tal see allapoole asend on kõige nagu raskem, aga me teeme selle allpoole asendi kõige lihtsamaks, et siis ta istubki tooli peale, aga ta saab ikka jalalihast jõudlust nagu suurendada. Ja siis võiks veel mingi tõsteliigutus olla, mis meie puusa ja seljapiirkonda näiteks töötab, et sellise 4 põhiliigutusega midagi suruda, midagi tõmmata, midagi tõsta ja midagi kükitada. Tegelikult sa saad kõik suuremad lihasgrupid kaetud. Ja siis WHO on välja toonud soovitused nii noorematele kui ka vanemaealistele, et kus see piir siis läheb või mis soovitused need on? Jah, et need soovitused tegelikult on, mis me just rääkisime, ongi täiskasvanule, et ka lastel on need soovitused natuke suuremas, võib-olla aeroobses mahus, aga need sisaldavad samamoodi samu põhimõtteid, et need võiksid sisaldada ka siis lihaseid ja luid tugevdavaid tegevusi. On ka vanemaealistele need eraldi sõnastatud, lihtsalt, et inimene, kui ta on vanemaealine, et siis tal ei tekiks arvamust, et see liikumine on ainult noortele, et nemad tegelevad sellega, et WHO on ka eraldi need vanemaealistele sõnastanud, et samamoodi aeroobse liikumise norm on sama, jõuharjutuste norm on sama, aga kuna vanemaealisel on suuremad nagu sellised võimekuse või tasakaalu probleemid ja suurem kukkumisrisk on, siis neil on veel eraldi soovitus siis tegeleda mingi funktsionaalse tasakaalu või võimekust arendava nagu oskusega, sest me näeme, et kui sa enam tööl ei käi, pensionile nagu jääd, et siis sinuga tavapärane tööga seotud kehaline aktiivsus nagu väheneb, et selle tõttu neil on nagu rohkem soovituslik tegeleda ka seal millegiga. Pluss veel WHO on väga ilusti ära sõnastanud ka need liikumissoovitused puuetega ja krooniliste haigustega elavatele inimestele, et nendel on ka tihtipeale arusaam, et see on midagi, liikumine on midagi, millega ainult terved inimesed tegelikult tegelevad. Et WHO on päris hästi aru saanud, et need inimrühmad on nagu eriti haavatavad tegelikult selle ees, et kui sul on mingi liigeshaigus või mingi südamehaigus, et siis sa selle tõttu tihtipeale liigud veel vähem. Ja siis hakkavad need terviseprobleemid, mis on seotud inaktiivsusega järjest rohkem nagu kuhjuma, et siis WHO on ilusti need sõnastanud ka nendele inimgruppidele, on täpselt samad, lihtsalt adresseeritud eraldi nendele haigustega elavatele inimestele. Et ka nemad saaksid aru, et vaatamata mingile kroonilisele haigusele liikumine on tervislik endiselt. Meil siin Tervise pooltunnis oli ka üks saatekülaline, kellel oli reumatoid artriit ja ta oli 30-ndates eluaastates ja ta rääkis, kuidas, ja kusjuures ta oli ise ka füsioterapeut. Tema oli Agne minu kursaõde. Tema oli Agne. Ja tema rääkis, kuidas ta võtab osa ultramaratonidest ja kõikidest erinevatest jooksuvõistlustest ja käib ja pingutab valukiuste, et see oli tõesti imetlusväärne. Suurepärane näide, kuidas vaatamata haigusseisundile sa saad oma tervise eest vastutuse võtta ja teha midagi, et võib-olla Agne on nagu siuke ideaalne näide, aga rõhutan ka seda, et alati kõik see kehaline aktiivsus on kohandatav vastavalt sinu võimetele, et isegi kui sa soovituslikku normi ei suuda nagu täita, et siis sinna normile lähemale nagu iga samm, mis sa teed või iga kehalise aktiivsuse nagu amps, mis sa nagu kogud, on ka seotud tervise kasudega, et lihtsalt võib-olla vajad rohkem modifitseerimast oma puude või oma nagu valu või oma haiguse nagu järgi seda kehalist aktiivsust, aga jah. Ja ma võtan siit kaasa ka selle sõnumi, et isegi ka terved inimesed, et kui nad natukenegi kuskil kavalalt liiguvad, et mida võiks liftiga sõita, eks ole, aga kõnnivad treppidest, et kõik see loeb. Just. Ja see oli ka üks nagu WHO kampaania peamine pealkiri, mis nad välja tõid, et iga samm või iga liigutus tegelikult loeb. Me teame ka, et see iga liigutus on nagu tervise kasudega ja siis need liikumissoovitused ongi nagu antud mingi nagu eesmärgina, kus me näeme, et justkui nagu need tervise kasud saavutavad väikse sellise platoo, et me näeme, et paljud inimesed, kes on hästi inaktiivsed üldse ei liigu, kui nad natuke rohkem liiguksid, et nad saaksid suure tervise kasu, need inimesed, kes on juba väga aktiivsed, nad samas mahus rohkem liiguksid, et nendel enam need tervise kasud ei ole nii tugevalt väljendunud, et selle tõttu need liikumissoovitused on siuke hea kasu ja siis võib-olla potentsiaalsete tippspordiga seotud kahjutegurite ja vigastuste nagu tasakaalu tsentris, kus need soovitused peaksid olema sellised, kus kasu on võimalikult maksimaalne ja võib-olla võimalikud nagu sellised vigastuste oht on võimalikult minimaalne. Et hea eesmärk kõigile, kellele saavutada ja kes ei saavuta, et siis kasu on ka vähemast, et see on ka hea sõnum, mis siit kaasa võtta. On WHO tervise soovitused ja siis on meie oma Tervise Arengu Instituudi soovitused. Kas nendel on mingi vahe või mida see inimene peaks jälgima või kuhu leheküljele minema, et need soovitused kätte saada?
Jah, Eestis on ka siis Tervise Arengu Instituut koos toitumissoovitustega need soovitused andnud. Nad erinevad natukene mõnes kohas, et näiteks WHO üks soovitus, mida ta ära kaotas, on see, et sa tegelikult tervisekasu saamiseks ei pea 10 minutit järjest liikuma, et seda tervisekasu saada, mis vanades soovitustes nagu on. Et Eesti liikumissoovitustes jääb hästi nagu kõlama see, et sa peaksid 30 minutit igapäevaselt nagu liikuma, et saada see tervisekasu. Tegelikult uuringud seda väga palju isegi ei toeta, et on väga paljud inimesed, kes mingi vahetusega töö või laste või muus tööstressi tõttu, nad ei saa igapäevaselt liikuda. Ja siis neil on hea tegelikult teada, et see nädala WHO soovituste norm, sa võid seda jaotada ka ebaproportsionaalselt, et kui üks päev ei jõua, siis mine teine päev tee natukene rohkem. Ja kui me vaatame ka selliseid uuringuid, kus inimestele pannaksegi aktiivsus nagu monitorid nagu külge, siis me näeme, et enamik inimesi tegelikult eelistavadki üle päeva või ainult ka nädalavahetusteti aktiivne olla. Ja kui nad saavad selle kehalise aktiivsuse nädala mahu seal kas või paaril päeval nagu kätte, et siis nende tervis püsib nagu endiselt nagu hea. Ja teine võib-olla suur eripära, mis on Eesti liikumissoovitused, seal on nagu väga palju isegi 2 kohas märgitud nagu venitusharjutuste nagu osakaalu, siis näiteks kontoritöös või ka inaktiivsusega võitlemisel. WHO-s praktiliselt venitusharjutusi kuskil ei ole, et need ei ole peamise prioriteediga, et suurem nagu tervisekasu tegelikult tuleb ikka aeroobsest liikumisest ja jõuharjutustest. Ja tegelikult kui sa jõuharjutusi modifitseerid selliselt, et sa kasutad jõuharjutustel täisliikumisamplituuti, et tegelikult siis su liikuvus areneb ka, et need venitused on üsna nagu selline passiivne tegevus, mis ei aita võib-olla nii palju nagu sellele kaasa. Ja kontoritöötajatel on ka hea teada, et kui me vaatame nagu kõige efektiivsemaid sekkumisi kaela-õlavöötmete pingetele, siis isegi venitused on nii madala väärtusega soovitus seal, et sa korra venitad, sul on nagu hea, aga see lihaspinge on kohe nagu tagasi, et ta ei ole nagu kõrge väärtusega soovitus. Tegelikult kontoritöötajad ka võiksid oma lihased aktiivselt tööle panna, midagi dünaamilist teha, kus tõesti lihase verevarustus paraneb ja kui sa regulaarselt tegeled jõutreeninguga, siis su lihas talub ka neid sundasendeid tegelikult paremini. Et minu arust nagu vaadates nagu seda argumentatsiooni, siis võiks vaadata pigem nagu WHO liikumissoovitustele nagu otsa ja sealt võtta need olulised punktid, kuidas ka nõustada näiteks patsiente liikumise osas, aga loodetavasti selle ja järgmise aasta jooksul Tervise Arengu Instituut teeb veel põhjalikumad soovitused, et toob sealt välja, et ta praegu lihtsalt tegi väga lühikese ülevaate, kus on mõned sellised eripärad väga tugevalt nagu väljendunud, aga lootust on, et Eestis tulevad ka veel põhjalikumad soovitused järgneva aasta jooksul. Mis trenn sulle endale meeldib, milline sinu nädal välja näeb? Mina üritan ka, et me näeme ka seda, et paljud inimesed, kes on varasemalt mingi tippspordiga näiteks tegelenud, kui nad lõpetavad selle tippspordi ära, ega neil see tervis ei püsi enam nii nagu hea. Et inimesed, kes mõtlevad just nagu liikumise soovituste peale ja liiguvad selle eesmärgi peale, et nende tervis oleks hea ja nende võimekus püsiks nagu kaua, et siis nad on tegelikult märksa potentsiaalsemad läbi elu rohkem nagu liikuma, mitte ainult sellel perioodil, kui on vaja näiteks suveks vormi saada või mingi võistlus läbida ja siis lõpetavad kehalise aktiivsuse ära. Et mina ise üritan ka rohkem tervise nimel nagu liikuda. Minu armastatud spordiala on jõusaali keskkonnas käimine. Jõusaal on tegelikult ideaalne keskkond moodsale inimesele, kel vähegi ressurssi on, täita kõiksugused liikumise soovitused. Et seal on väga palju treeningvahendeid väga mugavas vormis, et aeroobselt kehalist aktiivsust täita. Mulle meeldib seal jooksulindi peal näiteks joosta aeg-ajalt. See ei sõltu ka ilmast, et kui mul on kehva ilm, ma ei taha jooksma minna, aga treeningsaal on alati kutsub ja on soojas keskkonnas, et saan seda teha. Pluss mulle meeldib seal saab siis ka jõuharjutusi teha, et on väga palju erinevaid treeningvarustust, et seda nagu teha. Ja saab seal täpselt oma võimetele või vastavalt oma väsimusele leida sobival koormusel harjutuse, mida nagu teha. Et jõusaalis käimine ja seal siis nii aeroobse kui lihaseid tugevdavate harjutustega tegemine on minu eelistatud nagu variant. Ja mis päris hästi peaks ühtima ka siis WHO liikumissoovitustega. Tunnikene sellist jõusaali treeningut kuskil 3 korda nädalas?
jah, et siis sa tegelikult saad selle soovitusliku normi vahemiku ka enam-vähem nagu kätte. Et kui me jaotame selle 150 minutit nädala peale võrdsetes osades, siis see on kuskil 20 minutit igapäevaselt. Kui me jaotame selle ülepäevase 40 minutit, kui see on juba harvem 2-3 korda nädalat, siis see ongi enam-vähem nagu tund aega. Et siis saad ilusti selle normi nagu täis. Ja seal on ka, need normis on hästi palju rõhutatud, et need kehalise aktiivsuse soovitused just tervisekasu nimel on mõõduka ja tugeva intensiivsusega. Et seda peavad ka inimesed jälgima, et see ei oleks ainult madala intensiivsusega liikumine, et näiteks kui ma oma patsientidega suhtlen, et räägin nagu kehalisest aktiivsusest, siis ütlevad küll, et nad liiguvad, aga tihtipeale selle liikumisel on puudu siis selle intensiivsuse hindamise faktor. Et nad räägivad, nad käivad näiteks koeraga jalutamas, aga see koer on näiteks väga väike koer, mingi pitsu, eks ju. Et kui sa temaga jalutad kuskil ümber maja, et siis see tegelikult ei tõsta su pulssi märkimisväärselt, et sa küll kogud samme, isegi võib-olla saad jalutades päris korraliku sammu hulga kätte, aga need ei ole võib-olla liiga tervislikus tempos tehtud sammud, et kasu tuleb kindlasti tervisele ka, kui me tõstame seda intensiivsust ja selle tõttu need soovitused on antud ka just mõõdukale ja tugevale intensiivsusele. Pitsu peaks ennast rihmast vabaks laskuma ja järgi pead joostma. Tuleb järgi joosta. Et kõndimine on kindlasti ka kasulik, aga suurem tervisekasu on just mõõdukast ja tugevast intensiivsust. Ja sama on tõene jõuharjutustel, et ainult sellised väga kergel intensiivsused, kepiga võimlemisharjutused, millel ei ole nagu mingit vastupanu, ei ole nagu nii kõrge väärtusega sekkumine, et targem on ikka kasutada selliseid mõõdukaid ja tugevaid intensiivsused, kus sa tunned, et viimased kordused harjutuse tegemisel lähevad su lihastele ikka raskeks, et sa tajud seda vastupanu, siis tekib ka treeningadaptatsioon, nii sa hoiad oma lihasjõudu ja massi ja see lihasjõud ja mass on ju vanemas eas väga-väga oluline, et see määrab ära, kas vanemas eas sa püsid iseseisev või mitte, et paljud inimesed, kellel vanemas eas on kadunud lihasjõud ja mass, et siis me teame, et see on haigus, sarkopeenia, et siis nad ei pruugi enam oma iseseisva eluga hakkama saada ja siis ta vajabki võib-olla lähedaste abi rohkem ja see on lähedastele suur koormus, et tasub igal ühel mõelda ka oma nagu lihasvõimekuse säilitamise peale. Et kui me nendest liikumissoovitustest siin nagu läbi aastate oleme nagu jälginud ka, kuidas need on muutunud, et siis on ka näha, et järjest suurem rõhk läheb ka jõuharjutuste ja lihasjõuharjutuste nagu soovitumise peale, et enamik võib-olla ka tervishoiutöötajad, südamearste, nad teavad seda 150 minutit soovitust, mis on nagu hästi populaarne, aga nad unustavad selle teise poole soovitusest tegelikult ära, et on tegelikult rõhutatud WHO-s igale eagrupile, igale inimrühmale tegelikult, et ka lihased on olulised, et kui sa näiteks ainult jooksmas käid, su süda püsib küll heas vormis, aga su ülakehaliasest ei saa piisavalt koormust sellest, et sa ei täida nagu seda teist poolt lihasjõuharjutusi ja jooksmine ka on väga piiratud liikumisulatusega nagu liigutus, et su liigesed ainult paar 10-30 kraadi nagu liiguvad selle jooksmise pikama jooksu ajal, et see tegelikult, kui sa lihasjõuharjutusi teed, sa tegelikult teed neid suurema amplituudiga ja saad tõesti suurema nagu tervisekasu ka sellest, et sa läbi terve liikumisulatus oled tugev, et saad ka madalalt toolilt püsti, kui juba kõrge iga on. Sa füsioterapeudina näed ka neid inimesi, kes näiteks üldse ei ole pika aja vältel liigutanud või väga minimaalselt, et mis need hädad on, mis siis hakkavad piinama? Jah, ma ise töötan ortopeedia osakonnas. Seal on eriti näha, kuidas enamik vanemaealisi, kes on kukkunud, saavad mingi reielukaela murru. Et seal on väga hästi näha, et kes kukub lihtsalt libeduse tõttu, aga ta on heas füüsilises vormis, ta on järgmine päev juba pärast operatsiooni püsti, ta saab eluga edasi minna. Kes on juba siukse kriitilise piiri peal, tal ei ole väga head lihasjõudu ja nagu massi ja siis saab veel mingi vigastuse, murru, operatsiooni ja siis ta peab paar päeva voodis vedelema, et siis tema nagu lihas kõhetumine selle paar päeva voodis juba langeb alla kriitilise piiri ja siis tal on väga raske sellest nagu tõsisest operatsioonist või haigusest nagu välja tulla. Et see statistika pärast reielukaela murdi on ka ju päris kurb meil, et praktiliselt pooled inimesed, kes selle üle 65 aastat on nagu saanud, et kas ei saavutagi aasta jooksul enam kordagi nagu iseseisvust, et tasub olla heas füüsilises vormis, et nii ka haigustest kiiremini taastud ja elad rohkem nagu tervena elatud aastaid pikemalt, et sa saad enda eluga paremini hakkama.
Selle toreda soovitusega võiksimegi seekord joone alla tõmmata tervise pooltunnile. Olgem aktiivsed, liikugem palju ja sellest tõuseb palju kasu. Kuulasite tervise pooltundi.